kirjutage oma asju üles, mis te tahate teha. See asi töötab päriselt. Tere õhtupoolikud, mina olen Roland Teer, Iku mu filistane. Meie oleme siis see digitaalse audiovisuaalse loomingu konkursi andekatele noortele podcastis ja meil on siin külas täna 6 andekat noort. Hakkame siit vasakult nurgas pihta, et teeme väikse enesetutvustuse, et mina juba ütlesin, kes ma olen. Mõned näpunäited, mida võiksid rääkida, on siis see, et kes sa oled, millega tegeled praegu, kus õpid, lava on sinu. Mina olen Adrian Paemurru, mina tegelen heliloominguga, olen õppinud klaverit ja tšellot, olen ka kunstikoolis natuke käinud, joonistan, hängin. Väga põnev. Kas sa praegu oled ka õpilane? Jaa, olen 12. klassis Vanalinna hariduskolleegiumis. Okei, suurepärane. Jätkame, järgmine poiss. No tervist, mina olen Uko Õunapuu. Praegu õpin EMTAs audiovisuaalset kompositsiooni 1. aastat ja enamasti sisustan enda päevad erinevat sorti loominguga, põhiliselt siiski muusikaga, aga vahel ka visuaalseid asju, otsasid siit-sealt. Mängin erinevates koosseisudes ja keerutan plaati. Väga põnev. Ma korra tahaksin küsida, et mis on audiovisuaalne kompositsioon, et meil on olemas nii-öelda visuaalsed kompositsioonid, muusikaline kompositsioon, aga audiovisuaalne kompositsioon, et äkki oskad paari lausega lähemalt rääkida, et mis te seal teete? No, selles mõttes enne kõike on see konkreetse eriala lähtepunktiks võib-olla kõige parem öeldagi, et see on siis nagu integreerib 2 erinevat meediumit. Et praegusel poolaastal oleme erinevate projektidega seoses võtnud fookusesse kas siis audio või siis mingi teise projektiga visuaali, aga lõppeesmärk on jälgida neid 2 justkui ühe tervikuna. Okei, see kõlab väga sarnaselt minu lõpetatud erialaga, mille nimeks on siis integreeritud kunst, muusika ja multimeedia BFM-is. Aga jätkame praegu tutvustamistega. Meil on siin järgmine härrasmees. Tere, ma olen Jakob Lille, olen ka VHK 12-ndik, lõpetan see aasta ja vabal ajal olen ka peamiselt musikaalselt hõivatud bändidega, kus me siis ka mitmes Ukuga koos mängime. Vastab tõele. Okei, mis žanri mehed olete aga? Ausalt öelda, teeme seinast seina, et meil on
2 projekti, kus me hetkel koos mängime, üks neist on Meelelärm, mis on selline omalooming, alternatiivne rock, rohkem midagi sellist, aga üritame eksperimenteerida. Ja teine on siuke coverbänd, siuke rohkem funk, pop, rock, siuke peobänd. Okei, väga, väga huvitav. Jätkame, järgmine härrasmees. Ja tere, mina olen Karel Rebane, mina enam koolis ei käi praegu, olen 2 aastat tagasi lõpetanud keskkooli ja nüüd töötan mereväes. Nüüd selle järgmise aasta suveni töötan ja siis kavatsen minna õppima välismaale, Hollandisse näiteks. Muusikalist haridust mul ei ole, aga ma olen iseseisvalt õppinud nii palju kui oskan. Peamiselt siis teen, ütleksin, ka eksperimentaalrocki, jah, või elektroonilist rocki, midagi sellist. Okei, kuidas siis sinna mereväkke sattusid? Kas mängid laeva peal mõnda pilli ka? Jaa, kindlasti. Mereväkke sattusin läbi ajateenistusse ja siis otsustasin 9 aastaks veel jääda. Mulle meeldis väga see, kuidas sattuvad erinevatesse riikidesse ja nüüd palgatöölisena makstakse ka selle eest. Aga jah, kui pikemad reisid on, siis ikka pilli võtad kaasa. Okei, väga äge. Jätkame, meil on nüüd siin 2 neiut. Kuidas on sinu nimi? Tere, mina olen siis Miia-Marleen Kaabel. Ma olen Pirita majandusgümnaasiumi õpilane, 11. klassi õpilane. Ja mulle väga meeldib tegeleda vabal ajal heliloominguga. Ma olen õppinud klaverit umbes 7 aastat juba. Okei, üli cool. Kuidas sa klaverini jõudsid? Ma arvan, et tegelikult ma jõudsin klaverini, ma avastasin YouTube'is videoid, kus mängiti klaverit ja ma ei tea, ma kuidagi väga armusin sellesse ära. Ehk siis sa oled ise õppinud? Ei, ma kusjuures alguses ma plaanisin minna nagu muusikakooli, aga siis ma sattusin ühe lauluõpetaja juurde, kes õpetas siis mulle klaverit ja ta on mulle tegelikult õpetanud ka siis heliloomingut. Okei, väga põnev. Eks hiljem me saame rohkem rääkida muusikast ja loomingust, aga jätkame nüüd meie viimase saatekülalisega. Ja palun. Tere, mina olen ka Miia Stella Aasleid ja tegelen ka plaadi keerutamisega ja elektroonilise muusika tegemisega. Igapäevaselt ma käin 12. klassis Jakob Vestermäe gümnaasiumis ja tulevikus ma tahaks veel õppida installatsioonikunsti, mis mind väga kõnetab ja seda kuidagi muusikaga siduda, aga see on juba siuke kaugem plaan, et praegu ma tegelen ainult selle muusika poolega rohkem. Okei, väga põnev.
nüüd me oleme siis kõikide saatekülalistega tuttavad ja saame nüüd deep dive ida loomingumaastikusse ja avastada ja uurida ning saada inspiratsiooni nende kõige käest. Kuna meil on siis siiski selline muusikasuunaga saade, siis esimese asjana mind huvitaks saada teada teie kohta, et kuidas teie sattusite selle muusikarongi peale, et miks te hakkasite muusikat tegema, milline on võib-olla teie perekondlik suhe muusikaga või jah, mida iganes, et kuidas see teekond alguse sai. Et ma praegu selle rivi lõhuks ära, ma lihtsalt annaks kellelegi sõna, kes tahab alustada. Sina tahad alustada? Ma võin alustada. Jaa, alusta. Just on siuke nägu. Igatahes, no mul on vanemad mõlemad muusikat õppinud. Isa on doktorikraadiga saksofonist ja ema on magistrikraadiga klaverimängija. Ja hakkasin, ütleme niimoodi, et ma olen terve elu hoidnud käes saksofone, nii plastikust kui ka siis päris saksofone ja see kuidagi muusika jäi mulle niimoodi külge, et ma hakkasin ise seda õppima ja peale seda ma vahetasin päris mitu korda instrumenti, seni kuni ma jõudsin siis heliloominguni üldse. Doktorikraadiga saksofonimängija, ma kuulan esimest korda, et saab olla üldse doktorikraadiga pillimängija. Ma ei ole kindel, kas oskad sellest lähemalt rääkida, aga kuidas saab doktorikraadiga saksofonistiks? Kas sa lähed kuhugi akadeemiasse ja siis nagu ongi erialad olemas, kuidas siis saada nagu kõige kõrgemat kraadi saksofonis, et sa oskad mängida mingeid kõige haigemaid heliredeleid, kõige haigemat nooti panna või midagi sellist? Ma kahjuks ei oska sellest väga palju rääkida. Okay. Ma jah, nii palju kui ma olen aru saanud, siis see on akadeemia. Aga sa rääkisid, et sa tegeled heliloominguga, sa mõtled siis nagu, et produtseerimist või et nagu eksperimenteerid siis igasuguste erinevate heli tekitamisviisidega? Jah, nii võib öelda küll, et see produktsioon on nagu põhiline ja et ma ei taha ennast väga piirata selles loomingu tegevuses, et kust iganes heli saab välja pigistada, et sealt võib proovida teda välja saada. Yeah. Eks see tänapäevane muusikamaailm tegelikult sinna suunas aina rohkem liigub ka, et jah, see on väga, väga cool. Ja samamoodi see konkurss, mis meil siin ka toimus ja kus te kõik olete osalenud, on ju ka siis selle suunitlusega. Aga jätkame, võtame näiteks sinu, räägi enda musikaalsest taustast natukene, et kuidas sa sattusid siis muusikalainetele? No mina olen saanud mõjutusi hästi palju oma isalt, kes tegeleb igasugu erineva loominguga, kellel on nagu selle elektroonika poolt siis selline kuldne käsi, ma ütleks. Ja siis tahtsin nagu hästi pikalt teha muusikat ja mõtlesin, et mida ma nüüd tegema hakkan, et kas see on nüüd klaver või see on saksofon või mis saab, on ju. Aga siis ma jõudsin nagu sellise järelduseni, et ma praegu ei tahagi seda teha, tegin pausi sisse ja siis ma hakkasin käima nagu elektroonilise muusika pidudel ja ma võtsin neid nagu kontserte enda jaoks, ma ütleks. Ja siis ma mõtlesin, et täiega äge on nagu teha niimoodi muusikat, et sul on nagu nii, et ainukene piir ongi su enda kujutlusvõime, eks ole, ja siis ma nüüd kasutangi nagu põhimõtteliselt arvutit oma instrumendina ja ma tegelikult ei oska üldse klaveritega midagi mängida, aga nagu mingeid piire ei ole ja mulle väga meeldib see. Nii et niimoodi ma jõudsin, et alguses vaatasin teisi ja siis tahtsin ise ka teha. Aga kui me räägime nüüd plaadi kirjutamisest, et ütleme, kui sa ütled, et sa teed muusikat kasutades siis DJ-pulti, on ju, et kas võib öelda, et sa nagu produtseerid ka siis oma elektroonilist muusikat või sa ehitad nagu teistest lugudest oma loo kokku või et kuidas see nagu loome käib, et kas sinu jaoks on see muusika tegemine nagu erinevate mikside tegemine või siis sa teed ka nagu originaalmuusikat kasutades siis mingeid sampleid ja flippides neid igat erinevat pidi? Ja no selles suhtes praegu on ta siuke teiste inimeste muusika miksimine ja proovimine nagu neid nii hästi sobitada kui võimalik ja nendest mingeid uusi asju ehitada.
aga selles suhtes lõpu eesmärk on kindlasti oma muusikat esitada ja teha seda nagu rohkem sellise performance'i kujul, kui lihtsalt mängida nagu tantsumussi. Et praegu ongi see, et enda muusikat on natuke liiga vähe ja see ei ole võib-olla nagu selle heli kvaliteedi poolest nii tasemel, et võib-olla pakkuda tervet õhtut sellist muusikat, aga kindlasti kunagi tahaks ja tehagi sellise formaadina, et teha kas või näiteks laivis, eks ole, Abletoniga või siis nagu tehagi oma muusikat ja seda esitada, et kõike saab niimoodi ka teha. Minu arust see plaadi keerutamine on väga hea viis, kuidas muusika maailmas nagu algust teha, sest et nagu mängida nagu teiste muusikat, on ju, ja siis teha neid transitioneid, on ju, sa pead päris hästi tegelikult nagu analüüsima seda lugu, sa hakkad kuulma erinevad detaile teiste lugudest ja tänu sellele sa ju õpid ka ise lõpuks muusikat looma. Ma arvan ka, et võib-olla alguses tundub see enda muusika tegemine liiga suur selline mägi, kus üles ronida või üle ronida ja siis see muusika, teiste muusika mängimine on selline lävepakk võib-olla, kust üle saada. Okei. Selle muusika küsimuse ma tahaks kõikide käest ära küsida, seega kellelgi ei ole sellestki just pääsu. Võtame Adriani järgmiseks. Jaa. No minul on ka mõlemad vanemad on muusikud. Mul on isa on cello professor MTAs ja ema on MTAs klaverisaatja mingi lauljatel. Ja siis noorest alates ma olen lihtsalt, ütleme, mingi katsunud klaverit ja isa on näidanud mulle cellot ja siis ma mängisin cellot 7 aastat, mulle ei meeldinud see. Siis ma mängisin klaverit, nüüd ma olen mänginud 12 aastat ja vahepeal ostsin ka kitarri endale ja siis hakkasin kitarriga mängima natukene. Eks sa oled 7 aastat mänginud cellot ja 12 aastat klaverit? Jaa, midagi sellist. Kui vana sa oled? Ma olen 18 praegu. See on väga imetlusväärne, et skilli sul jagub, ma arvan. Ühesõnaga, ühel hetkel ostsid kitarri, kas ostsid elektrilise või akustilise kitarri? Elektrilise. Mõtlesid, et paned veits heavy metalit? Ei, pigem just clean'i. Okay. Aga hiljuti ma ostsin ka nagu elektroakustilise kitarri. Seega mõlemad on olemas. Aga kui noorena sa siis alustasid, cello oli sul esimene vist, on ju? Cello ja klaver, ütleme, samal ajal alustasin. Okei. Millal see algus siis toimus? See oligi umbes 1. klassis, panid mu vanemad klaverit ja cellot õppima. Ja Aga kuidas sul selle muusikakooliga oli? Mul oli niimoodi, et mind pandi ka muusikakooli 3. klassis äkki või klaverit õppima, aga ma nagu räigelt vihkasin klaverit, aga tuli jube hästi välja. Kuidas sul on, et vähemalt ongi see, et kui nagu vanemad nagu panevad värki, tegelikult nagu instant tekib nagu mingi vastureaktsioon, vaata, kuidas sul oli? No ütleme, et klaver muidu on kogu aeg nagu tore olnud, ma küll ei viitsi seda väga mängida, ma ei viitsi seda harjutada, aga ütleme, selle vastu ma täielikult ei ole, aga cello mul küll on lihtsalt nüüd täiesti mitte meeldima hakanud selle pärast. Okei. Aga mis su lemmik instrument on? Ütleme, et võib-olla ongi kas kitarr või klaver või siis mingid või siis mingid suvalised pillid. Aga kuidas sa jõudsid produtseerimiseni? See oli ka selline, et nagu kogu aeg ma natuke olen tegelenud, ütleme, et klaveri peal ma väiksena improviseerisin ja siis kunagi võeti meile mingi nagu arvutis mingi muusika tegemisprogramm, kus sa said mingid luupe panna kokku ja siis neid tegin, see oli, ütleme, võib-olla ka kuskil mingi 6-aastaselt. Ja siis hiljem mu õde võttis laptopi FL Studio kuskil, ütleme, 2.-3. klassis ja siis sealt ma natuke sain seda proovida ja siis mõni aasta hiljem võtsin ka enda arvutisse ja siis ütleme, niimoodi vaikselt ka proovisin ja nüüd ütleme, paar aastat tagasi ma hakkasin nagu ikka kõvemini tegelema sellega, nagu
Davai. Minu jaoks on see ülikool, kui sul on niisugune tugev live-instrumentide taust ja hakkad tegelema produtseerimisega, et niisuguseid outcome'e võib sealt väga huvitavaid tulla. Jätkame siis sellesama küsimusega ka uue inimesega, et võtame siit teise neiu, teise Miia. Kuidas sinu muusikaline teekond alguse sai ja mis on sinu taust? Kui päris aus olla, siis kumbki minu vanematest ei tegele muusikaga. Et nagu ma eelnevalt mainisin, et ma jõudsin nagu nii-öelda selle muusikahuvini YouTube'is. Kui vanalt see oli? Ma arvan, et ma olin kusagil esimeses klassis, siis kui nagu tekkis selline. Jah. Davai. Ja that's about it? Jah. Aga okei, jätkame praegu. Karel, räägi endast. Jaa, no ma arvan, minu pool saab seda kahte pidi võtta. Ühelt siis muusika jookseb mul veres. Minu bioloogiline isa oli helilooja, mitte kõige edukam, aga siiski mingit heliloomingut ta tegi teistele artistidele. Risto Rebane ning isapoolsest suguvõsast, keda ma väga hästi küll ei tunne, on aga sugulane tuntud Eesti trummar Ahto Abner näiteks. Aga siis teised isa figuurid minu elus on väga palju muusikat mulle tutvustanud ja see on, ma arvan, kõige suurem mõjutaja. Üks kasuisadest andis mulle
kaasaskantava CD-mängija ja tal oli hunnik CD-sid ja siis ma käisin esimeses ja teises klassis sellega koolis. Mis seal CD-mängijas siis keerlesid ka? Oi, no siis oli ikka rock-muusikat, siis oli Alice Cooper'ile, kuidas ma Alice Cooper meeldis. Ja no enam üldse ei kannata, aga Def Leppard, üks Def Leppardi plaat oli. Aga jah, kui kuidagi isafiguurid on väga palju muusikat ma ellu toonud ja läbi selle on ka see huvi väga tõusnud. Ja millal siis ise hakkasid katsetama, kas siis instrumentidega või arvutis või millal? Ma alustasin kohe produtseerimisega, instrumendid tulid väga palju hiljem, ma arvan, et see oli äkki 3. klass, sealt see hakkas pihta ja instrumendid tulid nüüd viimase 4 aasta sees, ostsin endale kitarri ja hakkasin seda vaikselt õppima. Aga meil on veel viimane tüüp, kes pole saanud rääkida, räägi endast. Räägi enda muusikast. Oi, see minu jaoks see on ka suht väga selline it goes way back, nii et ma isegi ei tea, kus täpselt alustada. Nii-öelda produceimine algas mul ka FL Studioga, aga mõtlen, millal see oli äkki mingi 6 või 7 aastat tagasi. Ma olin 14, umbes siis. Siis ma mäletan, oli Pirate Base oli hästi äge selline tüüp nagu Ching Liu, kellel oli kõik reas Sony Vegas ja Ableton ja kõik asjad. Siis sealt sai paar asja soetatud siis. Ja siis oli see äge, mis oli see Keygen, kus käis see trumm ja bass ja siis sai crackid ägedasti. See oli põnev. See oli siis, kui ma olin 14 ja nüüd äkki 2 aastat tagasi ma läksin Abletoni peale ja põhiline inspiratsioon tuleb ka nagu lapsepõlvest, kui mu isa näitas mingi Kraftwerk ja põhiliselt elektroonilist muusikat, aga samas ka sellist karmimat raiumist. Def Leppard ja Alice Cooper on pigem softid asjad selle kõrval. Aga jah, põhiliselt on alati paelunud rohkem elektroonia muusika ja ka lapsepõlvest. Ja praegu olen siis Abletoni peal ja väga rahul. Tavai. Kuna meil on siin juba mitmendat korda käinud läbi, siis mingid TAV-ide nimed, Digital Audio Workspace'ide nimed, siis ma tahaksin teada, et mis tiimis siis teist keegi on. Et tõstame käe, kui te olete tiim FL Studio. Me saime siin 3 kätt tõusis. Nii, kes on siit tiim Ableton? Täpselt pooleks põhimõtteliselt. Ehk siis meil on koos minuga on 4 Abletoni tiimis ja siis teised 3 tükki on tiim FL. Abletonil on see integratsioon live instrumentidega lihtsalt megataup, et sellepärast meeldib nagu. Aga ma nüüd natukene puudutaks siis seda võistlust, ehk siis võistlust, mille nimi on digitaalse ja audiovisuaalse loomingu konkurss andekatele noortele. Et kuidas te sattusite siia kontserdile? Nüüd ma küsin niisugusest formaadist küsimus, et kõik ei pea vastama, ma lihtsalt nagu ütlen, sa vastad, vaata, ja siis te vastate. Nii, kuidas sina sattusid siia konkursile, kuidas sellest konkursist teada said? Sina. Nii, ma arvan miskipärast, et minul ja Jakobil ja Adrianil on sama vastus, et produktsiooniõpetaja 10 aegadel. Siis ma olin selle konkursil 2 aastat tagasi vist või ma ei mäleta, mis teil oli keskkoolis produktsiooniõpetus või? Okei. Ühesõnaga ma käisin ka VHK-s, ma olin muusikaklassis ja meil oli siis lisaainena sai võtta produktsiooni või mingi produktsioon, jah. Ja siis meil õpetaja Taavi Hans Kõlar siis soovitas seda. Vist oli nii. Ja. Sest meil oli Taavi oli minu ja Uku mõlema kitarriõpetaja. Ja siis, kuna ta just lõpetas tol ajal Otsa koolis selle produktsiooni jätkuõppe, siis me uurisime, et kas ta viitsiks produktsiooni õpetada. Ja siis ta oli nõus ja siis me ta organiseeris üks grupi huvilisi.
ja ta soovitas mitut erinevat konkurssi, midagi oli vist Otsa koolis ka äkki kunagi. seal oli see mingi bändikonkurss või see Uno Naissoo omaloomingu konkurss. Jah, see oli natuke teine asi, aga et üldiselt läbi õpetaja ja seda on üliäge kuulda, et keskkoolis juba midagi sellist tehti. Ja meil jubedalt vedas ka, sest Taavi oli väga nagu alati kuulas. Taavi on Minimal Windist või? Jaa, sama Taavi. Ja, olen tutvunud. Äge tüüp tundub. On. Kui me juba seda teemat puutusime, et ma käisin ka kunagi keskkoolis ja seal prooviti ka igasugused huvitavaid valikaineid meile teha, et nüüd ma käisin isegi 6 aega tagasi käisin oma vanas keskkoolis filmikunsti õpetamas. Ütleme niimoodi, et tehniline pool ja kõik see oli siuke, et väga ei saanud midagi teha, et Adobe Premiere aastast 98 on ju. Okay. Jah, saate aru küll, on ju. Tahtsin küsida, et kuidas see produktsioonikursus seal VHK siis oli, et kas see oli nagu siuke, saite sealt midagi, olid normaalsed programmid, oli tehnika olemas, et kuidas ta nagu, lihtsalt kui ma võrdlen nagu teiste koolid, et kuidas see oli, see kursus? Ma arvan, et siin saavad vist paremini rääkida Jakob ja Adrian, sest mul oli viimane tund siis 1,5 aastat tagasi. Ja, anname näiteks Jakobile sõna selle koha pealt. No ma käisin seal 2 aastat ja see need võimalused kooli poolt oli see, et meil oli arvutiklass ja arvutiklassis oli siis 5 arvutis Ableton 10 standard. Vist tol ajal oli see kõige kõvem ka enne upgrade'i. Kas see standard oli see, kus oli see ka mingi limitationid peal või? Ei, on. Suit oli see, kus oli Suit on kõige kõvem. Seal on Light on 9 tracki vist. Minu meelest 4. Ei, seal oli 9. Ma kasutasin mingi aasta aega Lighti. Ma kasutasin aasta aega Introt, seal on 16 tracki. See on suht kõva värk. Igatahes, seal olid Abletonid olid nagu õpilastele antud, sa said selle litsentsi, kui sul endal ei olnud Abletoni. Aga et kooli või selle tunni raames me siis kuulasime üksteise tehtud kodutöid, analüüsisime neid, andsime tagasisidet, vaatasime igas tunnis mingit järgmist tehnikat, mingit efekte või ma ei tea, meil oli mingi see call and response'i tund eraldi ja niimoodi, et siis peale igat tundi kodus pidi tegema kodutöö, järgmises tunnis analüüsiti. Et meil tegelikult vahetus vahepeal õpetaja ka, et peale esimest aastat Taavi asemel tuli Jakob Kaarma, kes andis meile rohkem sükse elektroonilise muusika suunitlusega neid tunde. EDM-i, jah. Jah, sükest värki. Taavil oli ikkagi alati see natuke see, kuna ta ise on kitarrist, siis kuidagi see lähenemine oli rohkem nagu vist tajutav, sest ma 1 tunni jõudsin ka Jakobiga alla. Jakob Kaarma. Piinlik. Aga mul on uus küsimus, et võtame siit näiteks Kareli, et vaatasin, su list on ikka uhke sellel konkursil, et sa oled siin saanud kõikvõimalikud auhinnad vist kätte erinevatel aastatel. Et kuidas sa oma viimast oota, ma vaatan, kas sa ikka said ikka võidutöö või? Ma olen suht kindel, et said. Ja said Essa koha, jah. And the Dancing Remains. Et kui sa seda tracki nagu praegu kuulaksid, kuidas sa seda ise hindad? Et kas sa nagu kuulad seda, oled, et ma olen nüüd juba palju parem või jäid sellega rahule või jah, mis on sinu mõtted siis seoses võidulooga? Kindlasti olen palju parem. See konkreetne lugu oli tehtud siis, kui ma olingi merel laevaga. Ehk siis mul ei olnud suurt mingit lindistamisvõimalust, mikritega midagi pole ja siis see ongi täiesti elektrooniline lugu. Aga kuna ma ise eelistan rohkem akustilist muusikat siduda selle elektroonilisega, siis see konkreetne lugu ei ole just minu lemmik. Aga žürii lemmik järelikult oli. Ma ise kuulasin ka seda, ma muidugi kuulasin nagu palju lugusid, ma loodan, et sassi, kas see oli nagu
see lugu oli siukse vibe'iga, et ta oli nagu natuke nagu mingi Super Mario moodi või? ei olnud. ei olnud, see oli võib-olla teine lugu. Okei. Aga kui sa merel tegid mussi, siis su vahendiks oligi nagu ainult läpakas või? Läpakas jah, mul olid küll pillid kaasas, aga no neid lindistada väga ja. Mingid helikaarti ja värki on. ei olnud kaasas. No samas vaata vahepeal loominguga ongi nii, et kui võtad nagu suured võimalused ära, siis tegelikult hakkabki nagu looming paremini voolama, vaata, et justkui oskad nendest väikestest asjadest rohkem välja võluda, vaata. Vahepeal kaovad nendesse võimalustesse ära, et jah. Tundub, et antud hetkel siis nagu töötas see lugu. Ma võtan järgmise saatekülalise ette. Et sina osalesid ka sellel konkursil on ju. Aga kuidas on su loominguga praegu, et kas sa aktiivselt tegutsed oma loominguga ikka edasi või said konkursil auhinnarahad kätte ja tõmbasid päikse alla puhkama? Ei, ma praegu tegelen ka ikka edasi, et ma nüüd kasutan ka FL Studiot, et ma ei ole nagu selles mõttes ennem osa võtnud konkursitest ja ma ei teadnud isegi, mis nagu platvormi kasutada. Nii et ma tegin üldse digiklaverit kasutasin ja ma arvan, et mul on nüüd muusika nagu palju paremaks ka läinud, kui ma seda FL Studiot oskan kasutada. No, kui sa FL-i õpid, siis sa, ma eeldan, et sa õpid YouTube'i järgi, on ju? Osaliselt, jah. Osaliselt? Mis on see teine viis? Kas sul on keegi õpetaja? Ei, ma olen proovinud nagu ise katsetada ka, aga jah, ma kasutan YouTube'i ka. Okei. No see on väga hea viis tegelikult. Ma arvan, et YouTube ongi minu kõige suurem õpetaja nagu. Et kuigi ma olen siin ülikoolis käinud ja kõrgharidus aga YouTube on ikka meinarid mul. Nii, võtame siis sinu ette, Miia 2. Sa oled plaadikeerutaja. Ma eeldan, et sa oled mänginud palju erinevaid žanre. Võib-olla see liigitub kõik elektroonilise alla, aga ka seal on oma saab-žanrid ja värki. Et kas sa avaldaksid meile, et millises žanris sa tunned ennast kõige mugavamalt ja kas sa oled teinud mingisuguseid eksperimente ka siukses žanris, mis on sinu mugavustsoonist väljaspool? Jaa, ma alguses ütlen, et see Super Mario lugu oli vist minu oma. See oli väga huvitav lugu. See keris nii nagu unexpected kohta, et see mulle meeldis. Ja see oli mu esimene lugu üldse. Aga jaa, selles suhtes mulle meeldis vanasti nagu hästi selline minimalism ja tehno ja siuke mitte see kõige rajum värk ja siis vihkasin siukest trummipassi ja mingit breakbeat ja siukest üldse midagi, mis oli siuke korrapäratu ja liiga palju informatsiooni ja siis ma hakkasin seda ise mängima ja siis ma nagu armusin täiesti džunglisse, mis on nagu trummi ja bassi nagu üks siuke alamžanr. Just, ja siis nüüd ma olen nagu täiega austan seda ja tahaks seda ise teha. Et ja tahakski nagu segada erinevaid asju, et ma ei tea, ma varsti enam nagu ei usugi žanritesse, sest see on lihtsalt nagu täiesti hullu maja, mis tegelikult maailmas toimub. Aga ma arvan, et see pigem on nagu hea, et ma ei ole siuke konservatiivne, et las asjad segunevad ja nüüd ma teengi nagu enam-vähem kõike, mis mulle kätte satub, mis vähegi meeldib. Eks ma arvan, et iga muusiku, ma ei saa muidugi öelda aga suures pildis ma arvan, et kõik tahaksid luua nagu endal omanäolist soundi, vaata. Ehk siis nagu võtta paljudest žanridest midagi ja siis teha oma asja. Vähemalt see on see, mida nagu mina üritan saavutada järk-järgult ja aina omanäolisemaks. Et kui me vaatame ajalugu, siis neid žanre tekib ju rõvedalt juurde, et lihtsalt peabki olema nutikas, hoidma pea lahti ja siis leiutadki mingi uue soundi. Mul on nüüd järgmine küsimus, on hästi huvitav. Adrian, sinult tahan seda küsida. Kas sa oma muusikaloomes oled saanud inspiratsiooni kusagilt, mis ei ole üldse seotud muusikaga? Et a la kõnnid ringi
kuuled, ma ei tea, kuidas teetööline puurib ja siis mõtled, see pattern mingi sellest saaks mingi hea loo teha, et kas sul on endal mingi selline isiklik kogemus? Ma ütleks, ma arvan, mul nüüd kohe ei tule sellist väga spetsiifilist head näidet meelde. Aga võib-olla mingi, lihtsalt mingi inspiratsiooniallikas, et... Jah, no ütleme, et ma olen märganud näiteks, kui mingi minna jalutama, kui taevas on mingi selline valge või on selline vihmane, siis mul juhuslikult just tekivad nagu mingid harmooniad või meloodiad pähe või mingid muusikalised mõtted hakkavad sellest tekkima vaikselt. See kuidagi vist inspireerib. Et nagu vaatad loodust ja siis sa nagu kujutad ette, et kuidas seda pilti nagu muusikasse panna või? Ilmselt midagi sarnast, jah. Yeah. Aga kui sul nagu, ütleme, antud on olukord, et Adrian läheb õue, näeb, et ilus, udune vaade, siuke valge looklev on ju, ja sa mõtled, et sa tahad selle pildi muusikasse panna, et mis on sinu esimene samm, mida sa teed, et seda hakata siis muusikasse tõlgendama? Kuidas sa alustad oma loomeprotsessi? See on päris pirakas küsimus. No ma arvan, et kui mul tekib mingi spetsiifiline mõte, siis ma võtan kohe mingi telefonis recorderi äppi lahti ja proovin mingi asja sinna lindistada ja siis esimesel võimalusel minna oma FL Studio taha näiteks. Ja siis ja siis hakata layerid ehitama. Hakata mingid layerid ja mul põhiliselt algab, ütleme, meloodiaga hakkavad enamuslood. Või siis sellise harmoonilise poolega, et mul beat ei alusta kunagi. Aga kui sa salvestad telefoni, kas sa laulad sisse või võtad pigem mingi instrumendi või oleneb olukorrast? Oleneb olukorrast. Või kui on mingi instrumentaalne lugu või mingi instrumendi peal meloodia, mis järsku tekib, siis ma alustan sellest. Aga kui ma ei ole instrumendi lähedal, siis ma kastan häält või vilistan või ma ei tea, kuidagi. Ma paneks selle sama küsimuse ka suuremale ringile, et kellelgi on endal mingi hea siuke lugu rääkida, et kuidas mingisugune lugu on sündinud tänu millele või midagi sellist. Võite lihtsalt kohe rääkida. Võib-olla läheb sinna suunda mingil määral, aga et selle Estonia kõrvale tehti see mingisugune nagu mänguväljak või midagi sellist, kus said erinevad mingid torud ja mingid asjad, mis tekitasid huvitavaid hääli, nagu siis kuidagi imiteerisin mingeid instrumente. Siis ma läksin üks päev sõpradega ja salvestasin lihtsalt telefoni diktofoniga helid seal, kõik siis seal mänguväljakul. Ja siis tegin nagu terve loo ainult kasutades neid sampleid, siis samplides ja erinevaid efekte kasutades ja lõpuks tekkis võib-olla stiililiselt määratledes mingi dekonstrueeritud soundscape ambient type beat. Et see oli siis jah. Ja meil on Gerhard on suur ambient muusika fänn, ta kindlasti supportib sükest tegevust palju. Et süke salvestamine ümbruskonnas tekitab minu arust väga originaalse soundi, et sealt, praegu on Splice, vaata, väga populaarne, kus produtsendid võtavad sound, aga lõpuks kui sa sellist asja teed, vaata, nagu sina läheb mänguväljakule liinistad, et paned efekte, siis sükest soundi ei leia kuskilt. Mitte, et ma ütleks, et kui sa Splice'i asju kasutad, et su sound oleks kuidagi tavapärane viga, seal on ka ropult neid võimalusi, kuidas teha. Aga jaa, süke salvestamine on alati äge. Keegi tahab veel jagada või lähme edasi? Mul tuli meelde üks lugu. Ma käisin... see oli vist kuskilt suve lõpupoole, või oli kevadel, Kadri Voorandi ja Erki Pärno ja duokontsert, kus nad mängisid lihtsalt, Kadri mängis klaverit ja pedaalidega vokaale ja Erki mängis siis kitarri ja neil oli mingi hästi pikk, mingi veerand tunnine lihtsalt siuke ambient, mingi asi, mida nad ketrasid seal
ja see kõlas kuidagi hästi lahedalt, nii et ma lihtsalt suva pärast salvestasin seda, et hiljem ise kuulata, sest et mulle meeldis see ja mul juhtus niimoodi, et mu ühed sõbrad tellisid mult ühe biidi, et nad tahtsid oma mingit rap-lugu sinna peale teha, et on biiti vaja ja mul oli selline plokk peal, et ma avasingi need voice memod ja lihtsalt kerisin seal seni, kuni ma leidsin uuesti selle soundi üles ja siis ma töötlesin ta nii ära, et sellest sai lõpuks siis selle biidi alustala nii-öelda siis. Ühesõnaga, sa sample'isid live-kontserdit. Põhimõtteliselt, jah. Väga põnev, väga põnev. Ma arvan, et see ei lähe nagu mingi copyrighti reeglite vastu. Ma tegelikult ei tead hästi ära peita. Pitchid natuke üles ja... Ei, see oli läbi selle granulaatori pandud mingi, ma arvan, keegi ei saa aru, et see no sa lihtsalt expose'isid ennast nüüd, aga... Ei, see oli nagu nali, ma mõtlesin välja selle just praegu, ma tegelikult teeks ikast asja. Selles mõttes, kui sellest copyrightist räägides võib öelda, et kogu hip-hop on copyrighted, sest et hip-hop algaski niimoodi, et võetigi sample ja hakati seda flippima, seega tegelikult kogu hip-hop ongi copyrighted, et sellega on väga palju neid mingi teadustöid ka tehtud, et kas hip-hop, kas see on okei, et kui sa nagu võtad mingist loost nagu sample'i ja ehitad sellest täiesti uue loo ja noh, aga see ongi hip-hopi olemas, nagu niimoodi see algu saigi seal 73. aastal New Yorgist, on ju. Ma tean, sest ma tegin oma lõputöö hip-hopi kohta. Ma mõtlesin just, et kes see uuris seda, et siis... Jah, võite lugeda, meil on täitsa ju olemas need bakalaureuse tööd ja ma tegin oma bakalaureuse tööks EP ja noh, ma olen ka räppar, et saada mulle biite, palun. Tegin audiovisuaalse EP, ehk siis tegin 3 muusikavideot ja 3 enda tracki ka ja siis teooria kirjutasin mingi 20 lehte siis hip-hopi ajaloo kohta ja jube põnev oli, loved it nagu. Gerhard jälle toetab. Ja, aga ma tahaksin nüüd küsida kõikide käest, et mis on teie lemmikkontsert, kus te olete käinud, mis on kõige vägevam muusikaline elamus, kus te käinud olete? Alustame Karelist ja siis liigume siit. Jaa, just hiljuti käis Nick Cave Haapsalus esinemas. Ja see oli üle mõistuse hea. Nick Cave on nii hea esineja, ta teeb selle nii teatraalselt ja suursuguselt, kuidas ta rahvast katsub ja rahvas katsub teda ja see on kõik teretulnud. Artisti puudust. Ja kuidas ta jookseb seal ringi edasi-tagasi ja lihtsalt no imeline, tõesti imeline. Peale seda tagasi teel Raadio 2 lasi Nick Cave'i muusikat ja see kõlas kõik kuidagi teistmoodi peale seda kontserdit. Aga missugust muusikat Nick Cave teeb? Kui siin on kuulejaid, kes ei tea? Nick Cave on rock-artist peamiselt, aga ta teeb väga erinevat moodi rocki. Viimased tema albumid on kohati siuksed väga aeglased ballaadid, ka eksperimentaalsed, rohkem siuksed soundscape, ambient sound on seal sisse toodud. Aga tema varasem töö on, ka klaveribalaad on hästi palju, aga on ka siukest, rockmuusikat rohkem, on ka üks album, kus on lihtsalt mõrvabalaadid näiteks, kus ta laulab erinevaid mõrvalugusid. Okei. Ma siis eeldan, et ta mõrvas selle publiku ära seal Haapsalus, Väga mõrvas. Kill the stage, inglise keeles kõlab palju paremini. See läks järjest haikemaks. Aga lähme edasi. Miia, oota, ma korra küsin, mis su täisnimi oli, eesnimi? Miia Marleen Kaabel. Miia Marleen ja mis sa olid? Miia Stella. Miia Stella ja Miia Marleen. Miia Marleen, räägi enda kontserdi elamusest. See oli ka suhteliselt viimati, ma käisin siis Hans Zimmeri kontserdil, Hans Zimmerit ka üks ise ei olnud kohal. Ma tahtsin minna sinna. Jah, see oli siis Lord of the Rings koosseis ja selle kontserdi ajal ma varem ei mõistnud, miks nagu Hans Zimmerit peetakse nii heaks heliloojaks või miks ta nagu nii populaarne on, aga siis selle kontserdi ajal ma tegelikult sain aru, kui mitmekülgne ta on, et ta tegelikult loob väga erinevat muusikat, et praktiliselt nendest Kariibi mere piraatidest ja kauboidest kuni siis ka Jaapani ja võib-olla sellist Hiina muusikat, jah.
ja Hans Zimmer on kindlasti mu lemmik filmimuusika kirjutaja, et kõik need kõige bängerimad filmimuusika lood on tema poolt minu arust tehtud, et kõik need mingid Inceptionid ja Star Wars ja mida kõike veel nagu. Ja Stella, what about you? Ma kahjuks ei leia selle poisi nime, aga käisin ühel festivalil, mille nimi oli Labürint ja siis seal oli ma ei mäleta ka ta nime, no ma tean küll, jah. Jah, seal oli üks 17-aastane poiss, kes pani nagu mega haiget breakkoori. Nagu tal oli, põhimõtteliselt ta tuli kohale, tal oli sünt kaenlas ja ta palus, et me paneks selle talle üles. Mälupulga peal oli mingi taust, on ju, kus oli kõik mingi tema miksitud asjad ja siis ta mängis seda sünti ja ta aelas seal põrandal ja see oli nagu nii lahe, ta oli nii seal sees. Ja siis pärast ma nagu rääkisin temaga, mis saanud aru üldse, et ta on nagu 17 ja siis tal oli veel minu arust Trash Can Dance'iga mingisugune collab olnud, et ühesõnaga mingi mega haige vend oli, aga ma kahjuks, kui ma leian ta nime, siis ma ütlen ta nime. Jaa, kindlasti. Aga millal see Labürint oli, sest ma käisin vist ka seal viimasel päeval, seal polnud väga kedagi vist, aga nagu, kas see oli hiljuti või see oli seal vanalinnas Vinklis, on ju? Jaa, ma käisin seal viimane päev. 6 aega tagasi või 2 midagi, jaa. Kurat, siis oleks pidanud päev varem või 2 panema, ma ei tea, mitmed päevad oli? See oli 2 päeva, minu arust oli äkki ta oli esimesel reedel. Jaa, ma käisin laupäeval, jah. Okei. See laupäeval oli vist rohkem mingi hip-hopi ja siis oli veel räpparid ja seal oli midagi sellist ja mingi vend pani vinüüliga vaata seda original DJ-ingut vaata, vinüülidega, see oli ka. Aga kui te kuskil näete Labürint on tulemas, siis teadke, et on väärt üritust minge. Väike promotion. Hea promo. Ei, no ma ei promo, aga ma lihtsalt räägin, et promo on ka, aga et asja pärast, et erilised nagu Eesti artistid tulevad kokku ja uued DJ-d ja uued tuuled käivad, tore. Muidugi kultuuri peab toetama. Ma siis räägin enda kogemust ka. Mul kindlasti top 1 on Metallica Tartus Raadi lennuväljal. Täiesti perses kontsert oli see nagu. I loved it nagu. Aga kui nüüd minna tagasi sellesse aastasse, siis ma käisin 2 väga heal kontserdil. Üks oli Soomes Denzel Curry, kui keegi teab. Ma teadnud, et ta Soomes käis. Käis Soomes ja mai lõpus, 25 mai. Okay. See oli ülitaup. Ja siis paar nädalat tagasi ma käisin Joey Badassil Rootsis, mis oli ka super. Ja Slipknot oli energia poolest crazy, aga sound oli veits halb. Aga moshpiti sai kõrvadelt panna. Nii, aga jätkame Adrianiga. Jaa, mul on nüüd selline, et ma ei ole kontserdi inimene nagu väga nagu üldse, seega mul ei tule nagu ühtegi kontserdit meelde, mis nagu oleks kuidagi tõeliselt äge olnud. Ütleme mingi, ma mäletan mingi suvalist vana aja muusika kontserdit, kus ma mõtlesin, et okei, see oli päris tore. Aga ma ei tea midagi selle kohta. Toi, no problem. Eks igal ühele omad muusikalised väljundid ja asjad, mis rohkem sobivad. Aga jätkame. See on nüüd suht keeruline. Mul käis peast läbi juba 3 või 4 erinevat kontserti, mis mulle väga on muljet avaldanud, aga võid mituga nimetada, nagu mina tegin. ja, aga ma mõtlen, ma võiks nendest kõigist rääkida, aga ma ei hoia seda mikrit nii kaua. Igatahes see suvi oli Sõru Soundil, ma nüüd ei mäleta ka, mis selle artisti nimi oli, aga üks hästi pull vanamees, Ameerika päritolu vist. Tal oli aega leiab, lihtsalt viitsimises on kinni pigem, ma arvan. Eks jah, kunstnikutel vahepeal on vaata õhku vaja vahel lasta. Eks oleneb inimesest ka, et igal ühel oma rütm, aga tean ka teisi sellise nagu tempoga loojaid kunstnikke. Beat, aga selline nagu mingid old school Rolandi 808 või
isegi 606 soundid ja siis seal taustal oli nagu mingi Aafrika pärimusmuusika, mingid layerid ja see oli nagu nii sür ja see mees lihtsalt seisis nagu täiesti staatiliselt ja nagu laulis veel sinna peale ja see oli nii tore kogemus. Ja siis lisaks sellele üks mu lemmikuid vist läbi aegade kontsertelamusi on kui Kraftwerk käis Eestis, aga ma ei mäleta millal, see oli kas mingi 2018 või 19, et see oli nagu audiovisuaalse kogemusena hästi äge, sest neil on alati hästi lahe visuaal sinna nagu taustale loodud, sest nad nagu oma oleku poolest on ka väga staatilised, et see, mis Karel kirjeldas, et täiesti vastupidine justkui. Et nagu rahvaga ei suhtle üldse, aga minu meelest seal tekibki see salapärasus ja nagu artisti presence tuleb väga hästi välja. Ja sellega võrdluseks ma tooks ka, ma käisin vist äkki oli 2 aastat tagasi suvel ühe sõbraga Ulmis, ehk kui minna mööda Kopli liine, siis kuskil kas Angerja peatuses suvel pannakse tavaliselt püsti uue loomingu maja, kus on siis erinevad elektroonilise muusika üritused, põhiliselt siis pigem sellised nagu klubi muusikale orienteeritud õhtud ja siis seal on ka hästi mitu väga meeldejäävat audiovisuaalset kogemust olnud. Pluss see koht ise on hästi lahe postindustriaalne keskkond, et väga soovitan. Ma ei tea, kas nad see suvi teevad nüüd, sest seal on see mingi Volta manufaktuuri mingi ümberehitamise teema, kahjuks. Jaa, seal sinna ehitatakse uhkeid kortermaja. Ja, et see võib-olla seal enam ei toimu see suvi, aga ja Ulm oli muidu hästi äge koht. Okei. Ja seal kuhu Voltat ehitaks, praegu mul on seal 2 muusikavideot teinud ühes, seal on nüüd maha jäetud kuradi hallid ja asjad, et alati oli hea koht, kui tahtsid mingit siuke industrial maha jäetud siuke old school vibe, oli hea sinna minna põksuma. Aga et selles mõttes aina vähemaks jääb neid siukseid kohti, et kurb on nagu kõik tehakse korteriteks ja no, mis teha, kapitalismis me elame. Nii on. Kusjuures üks tehas on seal Voltas on minu käes, mis me proovime nagu jätta alles, nii et kui tuleb vahepeal mingisugune isu peale, et tahaks vaadata mingit vanaaegset tellist, siis tulge külla. Kindla peale. Noted. I'm always out looking for some spots to shoot videos, you know. Ei, me proovime tegelikult teha nagu mingit päris kohta, mille nimi saaks olema Cabaret Volta. Nii et Volta 7 astuge läbi, kui te saate. Oi, väga hea, et mainisid. Ja kindlasti tuleviku teema proovime käima saada. Shout out, ma mingi reklaamipaus. Vabalt võite promoda oma teemat selles mõttes, et siin me olemegi värki-särki. Aga küsiks teilt ühe küsimuse, mis on, ma arvan, siuke aktuaalne küsimus noortele ja ka vanadele üldse loomingu inimestele, et noh, teame küll, et see loomevaldkond on siuke keeruline keskkond, kus hakkama saada, et kui sa tahad nagu näiteks professionaalselt loominguga ennast ära elatada või hästi ära elada, siis noh, kipub olema raske ja ikkagist inimesed peavad siis leidma aega ka, ma ei tea, mingi töökoha peale, teised kohustused värk-särki. Anyway, mida tahan küsida on see, et kui palju te leiate aega tegeleda enda loominguga ja kuidas te seda aega tekitate? Alustame siit. Sa pole ammu rääkinud. Jah. Kas saaks palun küsimust korrata? Mul läksid mõtted mujale. Et kuidas sa leiad aega, kuidas ja kui palju sa leiad aega tegeleda enda loominguga teiste kohustuste kõrvalt? Noh, hetkel mul on suht palju vaba aega, et nii-öelda, kas see, noh. Mõtlen, kas tegeled iga õhtu muusikaga kord nädalas, kord kuus, et kuidas sul täpselt see välja kujunenud on? No ma tegelikult
kui nii võtta, siis tegelen igapäevaselt muusikaga, et vahest nagu võib-olla see kooli nagu õppimismaht natuke segab seda, aga ma ikkagi proovin igapäevaselt tegeleda muusikaga ja siduda ennast. Väga tubli, it's a road to success, peabki iga päev tegelema, isegi kui aega ei ole. Karel? No minul on niimoodi, et see inspiratsioon ja viitsimine tuleb ja läheb, et no tegelikult aega on, aga lihtsalt viitsimist vahel ei ole ja siis ongi niimoodi, et võib-olla isegi mitu kuud ei tee, aga siis tuleb jälle see suur tung ja siis panedki iga õhtu mitu nädalat järjest. Aga siis jälle kaob ära või tuleb mingi plokk ette, et aega leiab. Jätkame sealt. Ma tahaks öelda, et ma tegelen sellega iga päevaga ausalt öelda, mul on päris kiire kogu aeg. Nii et minu peamine aeg loominguks on siis, kui ma valin endale nii-öelda tähtaja. Et kui mul on tulemas mingi üritus, mille raames mul on vaja kirjutada muusikat või kui mul on mingi projekt kellegagi, mul on selleks vaja kirjutada midagi, et see nii-öelda tähtaeg või
või see eesmärk nii-öelda motiveerib mind tegema, et kui mul on üldiselt oma vaba aeg, seda väga ei ole, aga kui seda on, et siis ta pigem läheb nagu selle peale, et ma üritan päriselt välja puhata üle pika aja, aga et ma ikka kord nädalas kindlasti võtan selle aja, et midagi teha ja midagi proovida. Aga mis su aja ära võtab? Kool, bändid, suhe, pere, sõbrad. Aga bändid, see ju läheb ka loomingu alla. No see lähebki loomingu alla, see ongi, mõttes, see on see peamine väljund praegu olnud nii-öelda, et teha proove, et kirjutada uusi lugusid esinemisteks, et see on nagu Davai. Oma loomingu poolest vähemaks jäänud. Kuidas sul on? Mul on üpriski analoogne vastus Jakobi omale, et ka nagu on hästi palju erinevates koosseisudes mängin ja siis on igas proovid, aga minu jaoks see, no kuidas öelda, see peak loomingu experience on ikkagi see, kui ma saan üksinda kodus uut asja luua. Et hästi palju kontserte on olnud ja kooliga praegu on ka igast eksamid ja arvestused ja kuidagi üldse ei jõua lihtsalt, et ka see sama asi, et enam-vähem siis lõpuks teen mingeid asju, kui on mingid deadline'id väga lähedal. Et lähiajal tegin 2 remixi ja nendel olid ka deadline'id ja siis paar päeva enne deadline'i sain valmis asjad ja. Aga kas saab kontserdile ka tulla või? Nii ma mõtlen, millal mul järka on, sest mul just oli hästi tihe periood. Ja võid siin vabalt promo teha? Promo, kellele ma võiks teha? Mulle? Tavai, no kuidas ma sulle promo teen? No lihtsalt ütle, kus laivi saab näha. Okay. Põhimõtteliselt ma ei tea, vaadake Instagramist Viktor Kuu. See on üks põhiprojekte, siis Meelelärm on ka Instagramis olemas, seda me teeme Jakobi ja veel Oskari ja Pauliga, eks te laivil kunagi kohtute nendega. Siis ühesõnaga pärast keegi jagata mu Instagrami mulle, on ju? Jah. Viktor Kuu on, ühesõnaga saate Instagramist vaadata. Davai. Tõstke korra käsi, kes käib keskkoolis veel. Küsime, mis sa peale keskkooli plaanid teha? No ma olen pikalt nagu hoidnud EKA-l silma peal, sest et ma nagu tunnen, et ma saaks seda kunsti ja muusikat kuidagi niimoodi ühendada ja no igal pool saab, aga see kuidagi on mind nagu tõmmanud pikalt ja nagu olen seal käinud nillimas kogu aeg ja tegelikult tahaks nagu välismaale minna, aga see tundub natuke hirmus ja või noh, selles suhtes huvitav, aga samas ma ei taha niimoodi uisapäisa tormata, et eks näis kas üldse niimoodi kohe peale keskkooli minna. Sest et ma tunnen, et võib-olla tõesti nagu oleks vaja natuke rohkem aega endale, et saaks tõesti ongi see õhu vahele laskmine, et praegu selle keskkool on nagu pigem imeb nagu tühjaks täiesti kõigest tahtmisest midagi üldse teha. Et selles suhtes ma arvan, et natuke kuluks ära sellist pausi enda kogumist ja siis tulevad nagu palju paremad ideed ja üldiselt nagu inspireeritum oleks see seis. Ja vabalt ma täiega supportin seda ideed, et mis ma ise nagu palju olen näinud, on see, et palju joostakse nagu ülikooli tormi lihtsalt sellepärast, et vanemate pressure või midagi, et mis sa nüüd teed ja kõrghariduse lalala, kuigi inimesel võib-olla pole isegi enda peas kõik selge, vaata, mida ta tahab teha, mida õppida, et noh, et selles mõttes minu arvates on see lihtsalt ülikooli minemine, lihtsalt, et minna ülikooli nii-öelda on täiesti mõttetu, et kuulajad ka, et ma julgustan, et kui te veel pole kindlad, mida tahate teha peale keskkooli, siis lihtsalt võtke aasta vabaks ja ma ei tea, mõelge, on ju, mingi, ma ei tea, reisige, proovige erinevad asju, te ei pea nagu, kuskil ei ole kiiret, vaata, et selles suhtes. Et jah, väga nice. Kas kellegi, Karel, tahtsid Hollandisse minna, räägi sellest lähemalt. Miks Hollandisse ja mida?
praegu ma vaatan 2 ülikooli seal, vaatan Groningeni ülikooli, seal on, mul ei tule see nimi praegu meelde, aga igatahes mingi kommunikatsiooni, informatsiooni, science või systems. Ja noh, ma tahan kuidagi siduda loomet ja seda, mis päriselt mulle raha ka toob sisse. Et pikalt olen ise ka sellega olnud dilemmas, et noh, kas minna täiega muusikasse just, kui mul endal mingi muusikast haridust pole ja võib-olla enesekindlus selles ka nii suur ei ole. Et siis pigem leida kuidagi see loomingu sidumise viis mingi rohkem kindla peale tulu toova karjääriga. Ja siis seal saakski nii turundust õppida, veebidisaini õppida, mingil määral ka mingi multimeedia, audiovisuaalne disain, turunduskommunikatsioon ja nii edasi. Ja siis Amsterdamis vaatan praegu meediat. Seal on ka veebidisain valikainena sees ja seal on võimalik valida kas filmi või televisiooni vahel ühe projektina, mis mind kõnetab. Jaa, see tundub päris huvitav ambitsioonikas plaan, et tegelikult ju tegelikult on ju see nagu justkui paradigma, et loomevaldkonnas ei ole raha, sitaks on raha. Loomevaldkonnas on nagu nii palju erinevaid lülisi, mis peavad koos töötama ja nagu ütleme, kui sulle meeldib muusika, siis see laulja või pillimängija, see on nagu nii väike osa sellest kogu suure süsteemist, et maailm liigub aina rohkem tegelikult sinna suunda, et ei ole enam nagu mingid tehase töötajaid niimoodi ja kõik liigub internetti ära ja loomeinimesi on nagu absoluutselt igal ühel vaja ja meediat ja värki ja cool. Kellegi veel huvitavaid plaane? Räägi. Ma olen vaadanud Berliini muusikaproduktsiooni ühe ideena, BIM-i ülikool ja kui sinna mitte, siis võib veel vaadata Saksamaal ringi, äkki on seal veel seal on, ma tean, SRH ja SAE ja sellised kohad, kus saab pigem õppida siis mingit sükest sound productionit ja salvestust ja selliseid asju. Või siis, kui Eestisse, siis ma ei tea, helirežii, audiovisuaal või äkki üldse turundus, sest et see on tõsi, et turundus ja äri on ka loomevaldkondade tulevik tegelikult. Et see management ja kõik see käib nagu suuresti käsikäes sellega, et sa võid olla äge artist, aga kui keegi ei müü sind või kui keegi ei tea sind, siis tegelikult vahet ju ei ole. Jaa, turundus on, ma arvan, et see on juba praegu üks suurimaid nagu valdkondi, pluss on nagu mobiilne, saad nagu absoluutselt igast maailma otsast teha. Mul on päris palju nagu tekkinud sõpru ja sõbrannasi, kes on nagu tegelevad turundusega. Ma ise töötan ka praegu agentuuris, ma olen videograaf. Ja ühesõnaga meil turundusosakond ka. Ja ongi siuke töö, et saad hästi mobiilne, saad läppari kätte võtta, minna reisile, teha oma asju ja võt. Küsiks teistelt ka seda sama plaani, meil on ikka ülikooli saade, et haridus siin on tähtsad. Sina ei rääkinud veel? No vastuseks oleks BFM, aga tegelikult on lõpuks tuli ära. Ei, aga tegelikult Eestis on veel selles mõttes koole, mida mul on nagu soovitatud, et kas või see MUBA, mis praegu vist nagu, jah. Sa õpid seal MUBAs, on ju? MTA. Need on 2 eraldi asja. MTA on eraldi, jah. See MUBA maja näeb üliäge välja. See on tõesti pöörane koht. Ma tahaks täiega sinna sisse näha. On Eesti mingi kõige kõvemad stuudiod, see on nii ulme. Ma tahaks täiega sinna tuurile minna, peaks Gerhardiga rääkima. Nii, aga aga ma arvan, et tegelikult las pigem aeg näitab, mis edasi saab. Ja tegelikult... Sa oled 11. praegu ajal? Jaa, siis on aega ööl, siis on, jah. Aga lisaks ma tahaks ka tegelikult väga veel minna animatsiooni õppima. Et sellel konkursil ma tegin ka enda nii-öelda muusikale video juurde. Mega äge. Tegid video juurde või? Jaa,
Lihtsalt ma käisin seal auhinna galal, ma olin see juht seal või? Jah, tegin laivi ka midagi, aga ma just nagu mäletan, et seal oli see kategooria, et muusika, video, ja siis ma nagu vaatasin, et keegi ei teinudki videoga, kuna nagu ei näidatud kuskil seda videot, vaata, ma ei näinud kuskil seda ka, ma olin mingit, miks keegi videoga ei teinud, vaata, et aga sa tegid järelikult. Jaa, ma tegin järelikult, jah. Väga äge, siit tahaks keegi tegi, on ju. Jaa, et tegelikult ma kasutasin Flipa-klippi ja see animatsioon oli siis umbes üle 2000 pildi pikkune ja nii et see oli suur töö. Kas see oli nagu joonisfilm, pikselatsioon? See oli jah, nagu joonisfilm. Okei. Jah. Ja joonisfilm on suur töö. Jah. Oskad joonistada? Noh, jah, enda arust küll. Väga hea. Ja siis meil on veel Adrian, mis on sinu mõtted tuleviku suunas? Jaa, ma olen ka hetkel ebakindel. Mul oli mõnda aega selline plaan, et ma nüüd pärast keskkooli ei lähe ülikooli ja proovin, mul oli nagu kunstiga mingi kindel suund, mis tundus nagu, et see võib töötada, sest see juba vaikselt hakkas töötama, et mingit raha sain kunsti eest juba. Aga nüüd vaikselt hakkab tekkima mõte, et äkki ikkagi võib-olla nagu paneks ülikooli kirja ja siis teeks mingi 1 vaheaasta ja siis vaataks, et et läheks ikka ülikooli ja ilmselt EMTA-sse siis ka mingi heliloomingut. Vaatan, kuidas on. Aga muidu mulle haridus kui selline eriti ei meeldi, seepärast ma ei ole kindel. Aga räägi mulle sellest plaanist, mis siis juba hakkas tööle. No ma väga palju ei taha sellest rääkida, aga no ütleme, et ma sain joonistada kunsti inimestele internetis, et nagu tellimustöid nii-öelda teha. Okei. Nagu Fiveri moodi mingid... Jaa, enam-vähem midagi sellist, jah. Jaa, väga cool. Tundus töötavat. Aga selles mõttes, et kas sa nagu teed seda praegu ka muidu edasi või? Mul on hetkel mul on just paus, kuna ma ei tea, mis mul praegu üldse toimub, aga ma ei tea, hetkel mul on nüüd ütleme 2 kuud või 3 kuud ma ei ole nüüd väga palju joonistanud. Kunstiga ma tegelen edasi, või muusikaga ma tegelen edasi, seepärast, et ma käin muusikakoolis nii-öelda. Toi. Ega jaa, selles mõttes, et kui ka haridus ei meeldi, siis ei pea minema ka kooli minu arust, et maailm on nii nagu muutumas ja selles mõttes, et miks ennast piinata, et ma julgustan sind minema oma teed pidi. Aga ma teeks ühe küsimuse ringi jälle kõigile, kuna mind väga huvitab see, ma arvan, et te tahate sellest rääkida ka, siis teil tuleb see endal meelde paremini. Mis on teie kõige suurem unistus seoses loominguga? Alustame siit ja lähme niimoodi. Ma ei tea, see on nii raske küsimus. Ma ei ole nagu väga siuke vend, kes nagu unistab niimoodi, ma lihtsalt lähen vooluga kaasa nii-öelda. Et selles suhtes... unistused ka muutuvad, aga praegu nüüd... No kindlasti ma olen selline nagu realistlik rohkem, et ma mõtlen, et mis on nagu pigem eesmärgid, mitte unistused, aga et tahaks kindlasti anda välja plaati, näiteks vinüüli, see on mu nagu unistus, aga see ongi nagu eesmärk, et see on nagu realistlik, et see sõltubki nagu minust ja minu töökusest, ma arvan. Nii, unistused on ka reaalsed. Aga jah, selles suhtes mina pigem lähen nagu vooluga kaasa, vaata, mis elu toob ja ütlen nagu kõigele, mis vähegi tundub äge, ütlen jah ja loodan, et sellega läheb hästi, nii et ma unistan pigem sellest, et kõik läheks vool hästi. Kannaks. Ja, et vool kannaks ja et vool läheks kiiresti, et vool oleks. Toi, väga hea vastus. Järgmine. No ma arvan, et ma tahaks, või minu unistus oleks teha filmimuusikat. Mulle enda, või ma kuulan tegelikult ka hästi palju filmimuusikat, et see Hans Zimmer ja et mulle võib-olla pakub see hästi huvi, et või kuidas on nagu nii-öelda see pilt
ja muusika omavahel seotud, et tegelikult muusika mõjutab väga palju nii-öelda seda emotsiooni selles filmis, et see võib olla kas või nagu päikseline päev, mingi tseen, aga kui sa kirjutad sinna näiteks mingisuguse sellise creepy muusika juurde, et siis ta kohe mõjutab seda hoopis teistmoodi, jah. See, kuidas heli mõjutab tavainimene, võib-olla ei adu seda kuidagi ära isegi, et ma just kui ma enne rääkisin, ma käisin seda filmikunsti õpetamas koolis, ma näitasin neile mingid videot, kuidas nagu Foley't tehakse. Foley ehk siis see, teate, mis asi Foley on? Ja kui kuulad ei tea, siis Foley on siis see häälte järgi tegemise kunst, et kuidas mikritega siis imiteeritakse erinevaid helisid, mis siis pildis toimub. Ja et oligi, et kui sa võtad selle nagu Foley ära sealt filmiklipilt, see nagu mõjutab nii jõhkralt, samamoodi muusikaga ka, et paned kurva muusika kuskile ja just see sama, mis sa rääkisid, on ju, et mega palju mõjutab. Ja see on hästi huvitav. Ja võtame järgmise, võtame Kareli. Mis on Kareli suured eesmärgid ja suured unistused? No ma võib-olla väga suurelt ei vaata praegu. Või vaatan, ma ei tea. Minu unistus on valmis saada album, lihtsalt album. Ja tore oleks, kui oleks ka kuulatud ja tunnustatud album, aga minul on väga suur raskusi lugude lõpuni kirjutamisega. Et väga tihti niimoodi, et mingi hästi äge mõte kerib, aga siis kuskil jääb seisma ja siis lihtsalt ei viitsi selle lõpuni teha. Ja niimoodi mul on üksikuid lugusid, mis mulle meeldivad päris palju, aga seda ühte kompleksset albumit ma veel ei näe ennast tegemas, aga see on kindlasti see, mida ma tahaks teha üle kõige praegu. Super, me samastume. Mul on praegu kõige lähedasem eesmärk on sama ja album on 2 lugu ma veel kirjutada, see on valmis. Loodan veebruaris välja anda. No kohe varsti. Jah, et aga jah, seoses see albumi tegemisega nagu seekord ma tahan seda kõike lihtsalt väga õigesti teha, ehk siis nagu pean enne albumi release vähemalt 2 musavideot nagu tegema endale ja turunduspaika ja nii edasi, et nüüd tahan selle albumiga nagu all inni minna ja see tuleb väga hea nagu, et jah, siis kui Instagrami jagame, siis saate kunagi näha, kui see välja tuleb. Aga jaa, oli cool ja ma loodan, et sa teed ikkagi oma kompleksi albumi ära. Jätkame. No kui me räägime lähedastest eesmärkidest, siis mul on praegu ka mõttes või käsil tegelikult 2 albumit, et ma salvestan ühele oma sõbrale Oliver Laimetsale, ta räpib, ma teen talle siis instrumentaalid, et temaga meil on 1 album käsil, see tahaks valmis saada ja siis Meelelärmiga meil on olnud mingi aasta aega juttu, et me teeme albumi, võib-olla isegi rohkem, 2 aastat. Aasta on olnud juttu, et me teeme albumi ja me nüüd kavatseme hakata seda salvestama. Aga et suures plaanis unistan sellest, et saaks teha nagu mingit sükest projekti, mis mind ennast nagu loominguliselt täiega toidab kuidagi, et ma saan nagu sellelt asjalt, mida ma teen, ma saan energiat ja et see kuidagi jõuaks nagu, või et see mõjutaks kuidagi kedagi teist ka positiivselt, et seda nagu oleks tore tunda, et mul on olnud kellegi elus mingi siuke positiivne mõjutus. Jaa, vaata, kui ma olen näinud mingid muusikute dokke ja värke, mingi fännid kirjutavad mingit et sa päästid mu elu, et ma oleks mingi enesetapu teinud või midagi sellist, et siis sa vahepeal nagu mõtled, et muusikal on nii suur mõju, vaata, et kui sa mingid head message'id, isegi ei pea olema hea message, isegi kui sa näiteks laulad või kirjutad muusikat mingist negatiivsest asjast, siis vähemalt võib-olla keegi saab sellega samastuda ja annab talle lootust, vaata. Et jaa, see on väga, väga äge eesmärk / unistus, mida teha. Ja võtame uue. Jaa, nüüd ma hakkasin ka mõtlema, et mis mul need eesmärgid ja unistused üldse on. Sellepärast ma küsisingi seda. Hakkasite mõtlema selle peale rohkem. Jah, et see on nagu aktiivselt igapäevaselt vist isegi ei ole nagu aktuaalselt mõtetes kuidagi, aga no paar asja ma tundsin ära ka nagu enda eesmärkides, et ma tegelikult olen juba 2 albumit teinud
aga erinevate siis projektidega, aga et tahaks ka veel nüüd järgmine aasta ühe uue teha, et ja et see tuleks ka nagu hästi siis seekord, et kuidagi varasemalt nagu oskan kuidagi terviku peale mõelda, aga lihtsalt see nagu kuidagi see mingi rapsimine ja selline, et nagu tahaks jubedalt, et kohe oleks valmis ja selline nagu kärsitus kuidagi nagu rikub natuke seda ära ja igast deadline'id ka ja nii. Ja samuti tahaks, et eesmärgina, et kuidagi, et praegu on nagu üpriski hästi läinud sellega, et ikka inspiratsioon ja nagu mingi loomingulisus tuleb mingitel hetkedel, aga et see nagu edaspidi ka oleks. Et see ja üldse kunagi tulevikus tahaks lihtsalt kuidagi teha oma asja ja kuidagi ära elada niimoodi, et ei pea nagu muretsema millegi peale, et lihtsalt kuidagi, et iga päev saan nagu teha, mis ma tahan ja teha nagu seda, mis on vaja, aga et kuidagi, et ei pea nagu, et mateeria ei ole ühesõnaga probleem. Et see oleks nagu kõige suurem unistus, ma arvan. Suurepärane. Ja viimane? Ma ütleks, mul on päris sama, sarnane mis Ukuga, et kuidagi lihtsalt nagu loominguga ütleme ära elada või suuta teha niimoodi, et looming oleks nagu see põhiline asi elus ja see, mis hoiab mind kuidagi üleval ka. Jaa, eks see ole ka, ma arvan, meie kõigi ühine unistus siin, kind of, et me saaksime loominguga igavesti õnnelikud. Aga ühe soovituse selle teema kohta ma annan teile veel, et kirjutage oma asju üles, mis te tahate teha. See asi töötab päriselt. Ei tee nalja. Nagu hirmu äratavalt hästi töötab. Et jaa, ma arvan, et sellele noodil võime selle podcastiga otsad kokku tõmmata, et see on niisugune hea positiivne noot ja jääb ka teile koju kummitama, et mis meil see elu mõte on siis, jah. Aga mul oli teiega ülitore, te olete üliägedad ja andekad noored, ma loodan teid tulevikus kõrgustes endaga koos näha. Suur aitäh teile, et tulite! Aitäh! Taevas kukub ja kõik kuivab. Ei tule nuttu, küll ta hüüab. Olen kinni, olen ketis. Õnneks katus enam ei leki. Ta annab teki ning vaib ja vaib. Vahel virutab, minutitki ei saa minuta. Mõistus tuim, külm on. Plastik, betoon.